Tere ilusat kevadhommikut. Mina olen teie ees ettekandega Vana aed, rõõm või mure. On ju selge, et kinnisvara, et aial on suur väärtus nii kinnisvara mõttes kui emotsionaalses vääringus. Kui aga su ellu tuleb mingil põhjusel üks vana aed, siis on sellega kindlasti ka omajagu muret. Sageli on vanad aiad romantiseeritud või kujutame neid mälestuste nostalgilises võtmes. Sõitsev õunaaed või kaskväravas iidne tammepuu, katkised põlved, laste õuemängud, ühised aiapeod, vanaema pojengid või roosid või esimene maasikas peenrast. Aia väärtused peituvad sageli aia ajaloos, ent me saame neid ka ise luua. Selles mõttes, et aias ei ole midagi lõplikku, vaid see on ju kuust kuusse, aastast aastasse nagunii pidevas muutumises. Ja nii mitmedki kujundusi või otsuseid, mis ühel hetkel on tehtud, on võimalik mingil teisel hetkel teistmoodi teha. Küll aga võtavad mõned aiauuendused aega nii kaua, kui aed ükskord jälle vanaks saab, näiteks puude kasvamine. Me teame hästi, millal me saame öelda, et aed on noor. See on selline, mis on äsja rajatud, teed on puhtad sirged, taimed on alles väikesed, murupind on tasane ja värske. Milline aed aga on vana? Kas 15-aastane aed on juba vana aed? Või on vana aed see, mis on vanem kui meie ise? Hästi ja järjepidevalt hooldatud aed võib ka 100-aastaselt hea välja näha. Või on vana aed hoopis selline, mis on lihtsalt hooldamata ja kinni kasvanud. See võib juhtuda juba mõne aastaga. Aga tegelikult ei ole üldse tähtis see silt, mis me aiale külge paneme, vaid aed ise. Aia olemus peaks vastama aiaomaniku ootustele, pakkuma rõõmu, kaotamata sealjuures iseloomu ega põhilist hooldustaset. On öeldud, et tõde elab kontekstis. Ma vaataksingi oma ettekandes seda konteksti, kust meie aiad tulevad ja kuhu nad paigutuvad. 4 põhilist teemat, kuidas lugeda vana aeda, elemendid vanas aias, stiilid, tüübid ja mida silmas pidada ajaloolise aia taastamisel. Kuidas siis lugeda vana aeda? Esimene soovitus, võtta aega vana aiaga tutvumiseks. See eeltöö on väga oluline, et mõista oma vana aia olemust, eripära ja väärtust. Kohavaimu tunnetamine on arusaamine, missugune see ruum ja kontekst on, kus aed asub. Selleks tuleks vaadata ja kuulata, uurida ja kui vaja ka käega katsuda või veidi kaevata. Tuleks jälgida kahesuguseid eeldusi. Esiteks looduslikke eeldusi, milline on kasvukohta. Vana nagu ka uue aia puhul on oluline selgeks teha lisaks ilmakaartele, kust poolt paistab päike, kus on lõuna, kus on põhi, ka looduslikud eeldused mullastiku, niiskuse ja maastiku iseloomu osas. Ja sinna juurde tuleks uurida ka näiteks vaateid väljapoole oma krundipiire, mis on naabritel väärt vaatamist või mis hoopis vajaks varjamist. Vaata aeda kindlasti ka erinevatel aastaaegadel, et mõista, milline on looduse rütm ja ilusamad hetked selles aias. Kultuurilised eeldused on need, et mõista, mis stiili aed ja seda sisaldav hoone kannab, milline on naabruskonna miljöö, kes on näiteks selles majas elanud, aias toimetanud või mis lood on sellel piirkonnal jutustada. Piirkonnad on väga erinevad, kus see aed võib asuda. See võib olla kirjult eklektiline, võib olla miljööväärtuslik ala või juba maa pealt kadunud küla. Igal juhul tasub uurida piirkonna vanu plaane, fotosid ja inimeste mälestusi. Siin juures oleval pildil on üks 30. aastate pilt ühest Tatari tänava kandi aiast Tallinnas, kes on vara kevad ja rõõm aiast on igal juhul suur. Selle pildi puhul võib ka välja tuua mitmeid elemente, mida ajaloolises aias märgata võib. Ja mis on elemendid, mis püsivad aastaid.
ja mida võib märgata ka sellistes aedades, mis on juba rohtu kasvanud. Esimesel kohal on ruumiplaan, ilu- ja tarbeaia ala. See on see aia struktuur, kuidas aed on jaotunud, kus on puhkeala, kus on olnud aedviljapeenrad, kus on olnud viljapoed, kas on alles teed, pinnakatted, paekivi või betoonplaadid näiteks võivad välja tulla aastakümneid hiljem. Sageli vanades aedades alles reljeefsed või arhitektuursed vormid, need on siis terrassid, istumiskohad, basseinid, asemed, kasvuhoone asemed, varjemüürid. Vanades aedades võivad alles olla ka väikevormid, näiteks omaaegsed õuekaminad või pergola postid või võreseinad või kuskil põõsas võib olla veel alles mõni endine väike aiaskulptuur. Aedades on enamasti alles ka pikaajalised taimed, õunapuud, ilupuud, ronitaimed, hekid. Need on need, mis hoiavad aia ilu ka talvisel ajal. Selle vana pildi pealt võib näha nii mitmeidki omaaegse iseloomuga elemente. Näiteks on siin tore pergola, mille küljes kasvab ilmselt metsviinapuu. Siin on näha teestruktuuri, mis on ilmselt sõelmete või lihtsalt pinnasega liivatatud tee ja peenarde ja mulla ääred on ääristatud kividega. Siin on näha keskne lilleklump, ilmselt mingi postamendiga, kus noored toetavad ennast. Siin on ka näha, et on marjapõõsad, ilmselt kas tikrid või sõstrad, mida on laiali vajumise eest toestatud puidust raamidega. Igal juhul aiaelemente võib näha igalt fotolt, peab lihtsalt hoolega uurima, mis seal fotol kõneleda on. Et kui rääkida Eesti aiakultuurist, siis mõisaaedade parkide näiteid võib leida heal juhul juba mitmesaja aasta tagant, näiteks Palmse mõis või Kadrioru lossipark. Ent koduaedade puhul saame rääkida paremal juhul umbes 130 aasta vanustest aedadest. Kuna ka poliitiline olukord, sõjad ja riigikordade vahetus ei ole soosinud aiakultuuri järjepidevust, siis nii vanu aedu meil praktiliselt pole. Või kuni mõni kuskil ka on, siis pole need säilinud oma algses kujunduses. See aeg, mil aed sünnib, on sageli sama, mil ehitatakse elamu või siis renoveeritakse või uuendatakse maja. Aed kannab enamasti sama ajastu stiililist pitserit, mis maja arhitektuura. Selleks, et mõista vana aeda või natuke seda loogikat, mille järgi on see kunagi loodud, oleks hea aru saada, mis ajast aed pärineb. Siinkohal teen kiire lihtsustatud ajarännaku mõnedesse aedadesse, mis esindavad erinevaid arhitektuuristiile, mis alates 20. sajandist on Eestist läbi käinud. See stiilijuhis on muidugi tõmmatud väga laia pintsliga ja üldistatult. Aiakujundus ei ole kunagi muutunud päris samasuguses tempos nagu arhitektuur, ent teatud ajastule või stiilile omaseid võtteid leidub siiski. 20. sajandi algul andis koduaedade aiakultuurile eeskuju mõisete aiandus ja eestlaste oma aiakultuurist, aiaarhitektuurist saame rääkida alles Eesti Vabariigi ajast. Ja siis olengi jaotanud nagu paarikümnest aastate tsükliteks. Eesti Vabariigi 1920-30 aastaid iseloomustab poolustena taluarhitektuur ja funktsionalism. Kui 20. aastatel oli aedades veel paljugi rakendatud mõisatest lähtuvaid kujundusvõtteid iluaedades, just siis 30-ndatel põhimõtted muutusid. Nüüd suurem osa elanikkonnast elas vastupidiselt tänasele maal ning maamajandus, sealjuures ka asundustalude rajamine oli osa edumeelsest ja riiki ülesehitavast poliitikast. Maamajapidamiste praktilisemat ruumilahendust aitasid edendada näidisplaanid ja soodustatud ehitustöö.
Ja üheks soodustajaks oli ka 30. aastate teisel poolel ellu viidud kodukaunistamise kampaania, mis pidi soodustama rahvuskultuuri arengut nii kauni ja praktilise kodu, nii siis siseruumide kui ümbruse näol, aga ka näiteks riigilipu kasutamise või nimede eestistamisega. Ja kodukaunistamise komitee korraldas omal ajal ka taluaedade kujunduse, näidiskujunduste saamiseks võistluse, mis anti välja hiljem brošüürina maakodu ümbrus kaunimaks. Ja sellest brošüürist on pärit ka see ülemine suur aiaplaan Erik Lepalt, kus ta on siis väga põhjalikult läbi komponeerinud ühe korraliku, rikkaliku, eesrindliku talumajapidamise. Kui pärandtalude puhul on iseloomulik see, et see ongi kujunenud pika aja jooksul ja seal ei olnud talu õuedel nii selget struktuuri, et oleks eraldatud puhas majapidamine ja loomapidamishooned ja aiandusalad, siis uues euroopalikus tuules oli see kõik praktiliselt nendel näidisplaanidel läbi mängitud. Kus siin ongi näha, et elamu on siin, elamu ümbrus on kujundatud rohkem iluaianduslikult, kaugemal on suured viljapuuaiad ja marjapõõsaste alad. Siin eraldi on ka kasvuhoone ja lavade ala ja elumajast eemal õuega eraldatud on siis majapidamis- ja loomapidamishooned. Miks see Erik Lepp sai auhinna sellele maakodu kavandite konkursil teise koha, et talle heideti ette, et see on liiga detailirohke ja liiga hoolt nõuda, mis on ka muidugi tõsi, kui vaadata siin näiteks kas või seda hekki, mis ümbritseb kogu seda pöötavat hekki, mis ümbritseb kogu seda maamajapidamist. Aga näidistena on alati hea tuua ideaale, mille poole siis inimesed pürgida saaks. Ja sellise hea näitena oli ka näiteks riigivanem Konstantin Pätsi talu Kloostrimetsas. Mis oligi umbes sellis laadis ka välja ehitatud, nagu siin ülemisel kavandil on. Ja teiseks näiteks on ühe väikse asundustalu pilt 99. aastast, kus on näha, et on säilinud veel omaaegsed, tõenäoliselt kodukaunistamise kampaania tuules istutatud enelahekid, mis viivad siis talu sissepääsule. Aga väga jõukas talupidaja sai tellida ka oma aiaplaani otse aiaarhitektilt. Ja siin on näiteks samuti sama Erik Lepa, kes oli kunagise mõisaaedniku Hans Lepa poeg, aga õppinud Ungaris põllumajandust ja aiakujundust. Ja sellel Kuusalu kanti koostatud aiaplaanil seda küll sellisel kujul loomulikult välja ei ehitatud, aga plaan on igal juhul uhke. Siin on näha elamu, mida ümbritseb siis iluaia osa. Samuti on väga hästi äratuntavad, eks ole, viljapuuaiad ja marjapõõsaste alad. Samuti siinpool. Siin eraldi on veel selline ilupargi osa lehtlaga ja juures on ka näiteks tenniseväljakud, sest sport ja kehakultuur olid ometi Eesti ajal sellised asjad, mis käisid moodsa elulaadiga kaasas ja pidid arendama rahva tervislikku seisundit. Eesti esimene naisarhitekt oli Erika Nõva, kes 30. aastatel läks noorena tööle asundusametisse ja töötas selle päris pikalt ja projekteeris väga palju maapiirkonda, nii asunduste planeeringuid, aga ka taluhooneid, tüüp asundustalusid ja koolimaju.
Tema enda maja valmis samuti tollal Mustamäe uusasundusse Tähetorni kandis. See teine pilt, mis siin kõrval on. Ja esindab siis talumajapidamiste ratsionaalset suurejoonelist lihtsust. See maja rajati Tähetorni Kadaka tee nurgale 30. aastate lõpule, aga samasuguste raskustega nagu paljud teised uusmaaomanikud ja uusasunikud pidid oma kodusid rajama. Maja ümber oli kavandatud iluaia osa rooside, lillede, ilupuude ja põõsastega. Suur osa oli ka aiamaa all ja marjapõõsaste ja viljapuude all. Näiteks veel 1950. aastal kasvas selles aias 50 õuna- ja ploomipuud, pluss veel kirsid ja pirnid. Aga kuna see pinnas selles kohas on väga turbane, siis selle aia rajamiseks oli vaja päris palju vaeva näha. Kõikide õunapuudele kaevati suured augud ja toodi juurde koormate kaupa viljakamat mulda. Samas aga kasvasid hästi marjapõõsad, vaarikad ja maasikad, nii on perekonna aiamälestustes kirjas. Isegi veel paarkümmend aastat tagasi oli selles aias kasvas veel 50 vana õunapuuda. Taluõuede ja valgete funkmajade vahele jääb suur hulk nii linnades kui ka väiksemates asulates ehitatud traditsioonilisemaid elamuid, kus enamasti oli olemas ka aeda. Samuti ehitati suuremaid ühise õuega kortermaju, mida on kerkinud rohkesti linnasüdant ümbritsevasse ehitusringi. Lisaks neile kerkis arhitektide ja inseneride projekteeritud elamuid linna lähipiirkondadesse Tallinnas, Järvele, Nõmmele, Põhja-Tallinnasse, Tartust, Ähtvere, Tammelinna ja palju mujalegi. Kuna arhitektidel on erialast tulenevalt tugevam ruumitunnetus ja ruumitundlikkus, siis on järgnevalt mõned näited erinevatest arhitektide aedadest. Siin on näha Edgar Velbri koduaeda Nõmmel, kus maja valmis 20. aastate lõpul, aga aiaplaan tehti olemasoleva materjali põhjal ja siis tulevikku vaatavalt mõned aastad hiljem, 36. aastal. See krunt oli tollal päris suur, 3000 ruutmeetrit ja on samuti päris hea näide tollasest moodsa elulaadi ratsionaalsest planeeringust. Aia kavandamisel oli suunavaks eramu siseruumide jaotus. Nii on pesuköögi kuuri rattahoidja küljega seotud majanduslik aiaosa, kus siis on see pool, kus siis otse tee viib nagu laiem tee viib aia tahaossa, kus on peenrad ja marjapõõsad. Samas eluruumide osa ees on päikesevõtu terrass ja siis iluaia nagu detailsem kujundus. Samuti oli siin eesaia osa lahendatud väga rikkaliku taimestusega. Ja samuti on oma koha leidnud lipuvarras Eesti lipu heiskamiseks, mis on näha ka sellel maja valmimisjärgsel fotol. Aia eriotstarbelised osad on eraldatud sirgjooneliste sireli, ligustri, lääspuu ja elupuu hekkidega. Siin on ka samuti kavandatud selline mänguplats, kus saaks sporti harrastada. Ja juures olev värviline pilt on aastast 1999, kus on näha, et tollal algselt päikeseküllases aias olnud väiksed männid on suureks kasvanud ja päikeseterass on muutunud varjuterassiks. Aga arhitektuurse elemendina on ta siiski ju aias loetav, samuti ka teede planeering. Küll on nagu aia taimestus aja jooksul väga palju vaesunud. Siis veel üks aed Nõmmelt. Villaaia näitaja tooksin arhitekt Edgar Johan Kuusiku kavandatud Otto Kersoni villaaia Nõmmel, Nurme tänav 40, kus praegu toimib Nõmme huvikool. Mändide rohke aed oli planeeritud tervikuna puhkeaiaks. Iluaia kujundus oli vaid maja lähiümbruses.
kaugem osa looduslik ja aiamaa puudus sellel siin täielikult. Iluaia osa oligi maja ümbruses, siin maja otsas oli 4-kandiline bassein, mis ka veel 90. lõpul täiesti loetav. Siit viisid teed avaramasse nagu pargijaosa moodi tüüpi lagendikule ja siin taga oli Lehtla. Kui vaadata seda mustvalget fotot, siis Iluaia puhul on näha, et sirgeid teid ääristasid lillepeenrad, kus aktsentideks olid pukspuuda. Siin vahel on ka näha, et ma ei tea, kuidas see küll paistab, aga võite aimata, et siin vahel on tulbid õitsevad. Ja on näha ka tüvele poogitud kas siis roose või mingeid muid ilupuid. Huvitava detailina oli säilinud 90. lõpul muruvuugiga paekivis terrass, mida omal ajal erialakirjanduses toodi väga hea näitena eeskujuks. See on ajakirjas Aed oli avaldatud selle aia pilt ja siis toodud eeskujuks huvitav võte, kus paekivide vahele terrassi lasti kasvada muru. Hoolduse mõttes ma ei ole kindel, et see väga praktiline on, aga igal juhul on ta väga tore arhitektuurne oma aja element. Tänapäeval kasutatakse ju ka muruvuugiga kivi, aga see on pigem siis, kui on kus on transport või autotee, kus on seda kasutatud. Nüüd on üks maja Maasika Vaarika tänava piirkonnast, kuhu 30. aastate algul projekteeriti erinevat tüüpi majade selline eeskujulik näide moodsast linlikust elamuarhitektuurist. Ja sinna projekteerisid maju mitmed tuntud arhitektid. August Valbergi poolt oli kavandatud Vaarika tänava paarismajad ja ühele nendest telliti ka Erik Lepalt aiaplaan 33. aastal, mis on väikse krundiga ja mõeldud 2 majapidamise peale, aga aed on planeeritud siin ühtsena, ei ole jagatud kuidagi 2 pere vahele. Siin on jällegi näha, et päiksepoolses maja küljes on päikesevõtu terrass, koos kivi tõstetud sellise kivi lillepeenraga. Lõuna pool on marjapõõsad ja viljapuud ja siin nurgas on Lehtla ja Lehtla juures on väga suurejooneline, ma ütleks isegi kivik-taimla projekteeritud. Põhja poolt äristavad pärnade read ja kõrgem haljastus. Ja eesaed on väga kitsas ja hekiriba eraldab seda tänavast. 99. aastal oli seal aias endiselt on näha see tore terrass ja samas ka pergola postid ja trepid ja selle kivi äärega lillepeenra müürid ja aiateed, mis on juba väga rohtumattunud. Aga samas on näha ka tollest istutusajast pärinev vana sirelipõõsas. Samas aga tuntavalt lihtsamas võtmes olid lahendatud ka sõjajärgsete elamute aiad. 40. aastate teisel poolel 50. aastatel olid märksõnadeks sõjast toibumine, kehvad olud ja see väljendus ka aedades. Nende aastate arhitektuuri näiteks oleks viilkatusega väike maja, mille alumisel korrusel põhilised eluruumid ning ülal 2 tuba. Aia kujundus tulenes sõjaeelsest traditsioonilisest jaotusest ilu eesaed ja praktilisem tagaaed. Kindlasti ei tohtinud puududa ka ikkagi istumiskoht ja päikesevõtmise ala. Teostus tavaliselt sõltus finantside ja tutvuste olemasolust, kas rajati paekiviplaatidest terrass ja tee või piirduti kiviäärisega liivapinnase teega. Kruntide väiksem maht, see oli 600 kuni 1000 ruutmeetrit, oli tunduvalt väiksem kui endisaegset mitme 1000 ruutmeetrised aiad ning vajasid ka otstarbekamat planeeringut. Kuna aeg oli aga raske, oli aias olulisel kohal toidulisa kasvatamise funktsioon, peenramaad, marjapõõsad, viljapuud.
ja eriti viljapuud, mis juba kord istutatud, andsid aiakujundusest tooni. Ja muidugi ka saaki järgnevatel aastakümnenditel. Aastate jooksul hakkas ilu- ja puhkeaia osa siiski tasapisi suurenema ning ka taimestiku liigi ja sordirohkus kasvama. Siin on mustvalge fotona toodud arhitekt Endel Laasi elamu Koseteel 54. aastal, siis peale valmimist. Arhitekt tegi endale ikkagi natukene edevama elamu kui tüüpprojektiga sai, mis samas on siin Alar Kotli tehtud tüüpprojekti kaane peal samuti päris selline traditsiooniline aiakujundus reklaampildiks. Ja keskel on Peeter Tarvase projekteeritud Paul Keresele eramu, kus on näha jällegi sellist viljalikumat aiatüüpi ja võiks öelda 30ndate esteetikast lähtuvat aiatüüpi suure basseini, päris suure nagu päikeserõduga ja iluaiaga. Ja siin üleval on üks maja projektist võetud asendiplaan. See on minu enda maja asendiplaan aastast 55, kus oli ka ära näidatud, kus peaks olema umbes õunapuud, kus on eesaed, kus on teed ja kus on kõrgem haljastus. Samuti on sellega näidatud ära, mis tüüpi peaks olema piire aial, tänavapiire. Nüüd uued tuuled hakkasid arhitektuurikeeles puhuma 50. aastate teisel poolel ja 60. 70. aastaid iseloomustab modernistlik arhitektuur, ebasümmeetrilised hoonepinnad, katusekalded, suured aknad, karniisid. Sellel all ehitasid paljud, aga ehitati väga kaua. Uued aiakujundusraamatud tõid aiadetailidesse moodsat joont ning kaasaegset planeeringut. Aedades oli märgata sõjajärgse elu stabiliseerumist ning helgema tuleviku optimismi. Usku, et elu on stabiilne ja läheb paremaks. Sõjajärgsete peenramaade ala tõmbus kokku ning andis maad ilu- ja puhkeaiale. Kividega ääristatud veesilm, aiakamin, terrass, kiviktaimle, roosipeenrad. Need detailid ilmestavad nii koduaedu kui ka sel perioodil massiliselt ehitatud suvilataedu. Betoonplaatidest teed, paekivist peenrääred, bassein, päiksevõtutoolid, kasvuhoone. Linda Patune Mitti aiakujundusraamatud ilmusid 1960. aastal. Siin on need 2 raamatut kõrvuti pandud, ühest on tiitelleht ja teist on kaanepilt. Kahjuks neid ümbrispabereid mul ei olnud säilinud, aga 60. aastate raamatu tiraažiks oli 15 000 ja 71. aasta raamatu tiraažiks oli 30 000. Need olid tollal väga populaarsed ja ka väga head käsiraamatud aedade kujundamiseks ja üldse aiandamiseks. Ja need ringlevad tänapäevanigi väga edukalt. Nendes raamatutes leidub näiteid ja võtmeid mitmest tuntud arhitektide koduaedadest Pirita Kosel, kus maja on küll traditsioonilisema arhitektuuriga, nagu eelmisel slaidil näiteks olnud Endel Laasi maja ja Peeter Tarvase maja. Kuid aiad olid neil piisavalt esinduslikud, et häid näiteid tuua. Linda Patune Mitt oli õppinud Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis aiaarhitektuuri ja elas ise samas piirkonnas Pirita Kosel Kaunil tänaval. Tema maja on Uno Tülpuse projekteeritud 58. aastal ja maja projektiga oli kaasas ka aiaplaan, mis on siin paremal pool, kus on näha, et suurem osa aiast on eesaed ja iluaed, sest see on nagu avatud lõuna poole. Ja aia taga oli
siis küllalt väiksem osa oli aiamaale. Ka aiakujunduse raamatus on sellest samast aiast natukene teistsugune variant, aga põhimõtteliselt seesama. Ja kõrval olevad pildid on Linda Patusemiti aiast tehtud 2002. aastal ja siin on näha, et see aed on ikka päris palju ümber kujundatud. Ta ei mõju vana aiana absoluutselt, sest et Linda oli ise väga aiainimene ja armastas kogu aeg aias toimetada ja pidevalt natuke ka aeda ümber teha, et see aed oli väga hästi hooldatud ja pidevalt ajaga kaasas käinud. Ainukesena võib-olla on säilinud see tee väravast siis ukseni. Ja moodsamate võtetena võib siin välja tuua siis majal olid suured aknad lõuna poole, siis maja akende alla planeeriti ikkagi terrass ja sellega kaasnevad lillepeenrad ja ka veesilm, ilu veesilm nagu eesaeda. Ja ka astekivide kasutamine, mis siin plaanil on hästi näha, on väga selline 60. 70. aastate võte, mis on siis näha siin plaanil nagu selline mitte sirgeteena lahendatud, vaid üksikute astekividena, mis tegelikkuses on näha, et ei ole päris nii rakendatud, kuna see ilmselt ei olnud ka nii mugav käimiseks. 60. 70. aastate elementidest võikski välja tuua veel struktuurseid aiataimi, hostasid, hortensiaid, bergeeniaid, mis olid armastatud, basseinid, huvitava vormiga kivid ja skulptuurid. Ja samuti ei ole kaotanud aastate jooksul värskust kiviktaimla idee erinevate padjanttaimedega, aga ka kevadiste sibullillede eksponeerimiseks. Ja 62. aastast sai näiteks alguse Lillepaviljoni arhitekti Valve Pormeistri koduaed Kristiines Mooni tänaval, kus ka arhitekt projekteeris siis endale maja ja ka aia. Ja Valve Pormeister oli samuti väga suur aiahuviline ja tema aed oli, võiks öelda ka kollektsioonaaeg väga rikkaliku taimestusega. Ja eriti on tema aiapäevikutes välja toodud, et armastas koguda erinevaid tulbisorte, mis algul oli istutatud eesaeda, aga kuna pätid käisid rüüstamas ja ilusamad õied viidi sageli videvikus minema, siis ta kolis oma kollektsiooni pigem tagaaeda. Kui seda aiaplaanilt vaadata, siis tema krunt ei ole väga suur, aga hoone moodustab sellise U-kujulise alaga väga mõnusa siseõue, kus tal olidki need sibulillede peenrad. Samuti on siin nagu väike bassein ja siis laiem iluaia osa erinevate ilupuudega ja põõsastega. 90. aastaid, 80. 90. aastate arhitektuuris domineeris postmodernistlik fantaasia ja ebapraktilisus, siis seda sama võib täheldada ka sajandi lõpu aiakunstis. Et siin on üks pilt nagu 90. aiast, kus on näha kõik omaaegsed natukene, omaaegsed ongi oma ajastu näitena, kus maja on ümber ehitatud käepäraste võtetega. Olulisel kohal on jällegi lipumast sinimustvalgega. Endisest aiast on näha plaaditud betoonplaatidega aiatee. Istutused on ka tõenäoliselt pärit eelmistest kümnenditest, aga väga kaootiliselt muruplatsile lihtsalt. Ja ka näha, et eelmiste aastate muru
eelmiste aastate peenraalad on viidud muru alla ja plastmööbel, mida me kõik sellest ajast mäletame, aga enam kasutada ei taha, on ka väga omal kohal. Ja kõrval on üks näide ühe maa-aia rikkalikust kiviktaimlast. 21. sajandil ma väga pikalt ei peatuks, aga ka siit on erinevaid aiastiilide näiteid, ka nii vanematest kui noorematest aedadest. Aga tahaks pikemalt peetuda ühel aial Nõmmel, mis on läbinudki sellise vana aia uuenduse kuuri. See aed ehitati esimesele riigivanemale Juhan Kukele, kes oli siis riigivanem aastatel 1922–23 ja see maja valmiski aastal 1923 arhitekt Karl Purman vanema poolt projekteerituna sellises omaaegses Heimat stiilis. Aia projekteeris Kivisilla OÜ Ülle Grishakovi siis kujunduse põhjale. Mina sattusin sinna aia taha aastal 1999 ja tegin sealt sellise pildi, nagu siin näha on, kus see aed on nagu täielikus võsas. Siiski on aimata siin terrass on täiesti loetav ja ka endisaegne selline pikk bassein on loetav, aga olid täiesti võssa kasvanud. Sellel üle 5000 ruutmeetrisel krundil paiknes peale ruumika villaga väike teenjate maja ning poolenisti maasse kaevatud klaasitud kasvuhoone kaabihoone. Kuigi selle aia kujundajat ei ole ajaloolistest allikatest teada, oli elamu ümbrus majale ja selle omaniku staatusele vääriliselt kavandatud. Omaaegsete moedetailidena paiknes maja taga terrassi keskjoonel pikk ja kitsas purskkaevudega bassein. Sellega ühel joonel oli päikesekell ja lehtla ning keset aeda ringikujulise põhiplaaniga tordikujuline 3-astmeline kiviktaimla. 30. aastatest mäletatakse veel, et aias oli hõreda männimetsal peale iluaiaga tenniseväljak ning mälestusskulptuur lapsena surnud peretütrele. 40. aastal me kõik teame, mis juhtus, et lõppes senine elu päris järsult, Juhan Kukk vangistati ja kogu pere saatus jäi ajaloo hammasrataste vahele ja pudenes koost. Nõukogude ajal elas hoones ja teenjate majas kokku 10 perekonda. Krunt ehitati täis puukuure ning siin tegutses ka mingil ajal lastepäevahoid. Kindla peremeheta iluaed võsastus ning hulk omaaegset esinduslikku aiaarhitektuuri kattus lihtsalt mullakihiga. 2004. aastal võsastunud aed puhastati, mille käigus saadi ka naabrite pahameele osaliseks, sest maha tuli võtta lausa 68 dendraloogi ära märgitud haiget või kuivanud puud. Pinnas siluti ja kaeti esialgu lihtsalt muruga. Aiaruum pidi veel oma aega veidi ootama. Aiatööde käigus tuli aga pinnasekamara alt välja üksjagu jälgi endistest kujundustest ning aiaelementidest, teedejoonis ja katteplaadistust, kiviktaimla asukoht, aiaskulptuuri alus ja muidki ehitusdetaile. Need andsid aimu endisaegse aia suurejoonelisusest. Õnneks oli senine tegemata jätmine säilitanud olulise ajaloolise informatsiooni, mis muidu oleks võib-olla igavesti kadunud. 2012. aastal valmis Kivisilla poolt uus aiaprojekt ja 2013 viidi muudatused ka ellu. Aiaprojekti tellima ajendas soov luua vana maja ümber mitmekesisem ja rohkem võimalusi pakkuv aed kui lihtsalt muruga pargialune. Tähtis oli, et aed sobituks aia stiiliga. Otseselt ajaloolist koopiat teha ei olnud kavas. Küll aga üritati hoida alles seda, mis oli autentsena säilinud ning see uuesti elule tuua. Kuna aiaprojekt valmistati tänapäevaste vajaduste järgi, ent arvestati sealjuures kujundusankrute ehk vanade aia detailidega. Aia kõvaga kattega liikumisteed planeeriti maja vahetusse lähedusse, kaugemal aias on selleks hooldatud murupind.
Ja see vana aiabassein projekteeriti vanale asukohale vanade mõõtudega, aga lisati uue osaga selline natuke süvendatud istumisala. Siin aias on ka alles vana päikesekell, siit pildi pealt ei ole küll hästi näha detailine. Ja seda puude aluseid täiendati selliste madala kasvuliste pinnakatte taimidena, et luua rohkem struktuuri. Samuti kasutati vanu taimesorte ja liike, mis on tõestanud ennast vastupidavatena. Nõmme aia iseloomulikult on krundi valdavaks kõrghaljastuseks männid, kuid siin leidub ka mitmeid tammesid, pärnasid ja näiteks ka punaselehine vaher, mis on algusaastatel istutatud. Siinne kiiresti kuivav ja toitainevaene liivane pinnas pole soosinud nende jõudsat kasvu ja nii on aastaringe lugemata keeruline arvata, kas tegu on juba 100-aastaste puude või märksa noorematega. Puude alla kavandatud uued istutusalad täiendavad põõsarinnet omajagu, pakkudes vaheldusrikkamat maastikku ja liigendades aiaruumi. Varjuline ning kuiv männimetsaalune on nii muru kasvatamiseks kui ka põõsastele paras väljakutse ning nii mõnedki liigid või uuemad sordid on tulnud pidevast hooldusest hoolimata välja vahetada. Ajapikku on leitud aga pigemast vanade läbiproovitud taimede hulgas selliseid, kes nii kapriissed pole. Selle aia suureks lisaväärtuseks on läbimõeldud valgustus. Välja on toodud puhkekohad ning põnevad aiadetailid. Aia valgustus lubab elanikele märksa pikemat õues olemisaega ning lisab pimedatel sügis- ja talveõhtutel hubasust. Talvel lumega on valgustatud aed lausa muinasjutuline. Kahjuks mul valgustusest pilte ei ole. Nii, kordame siis veel üle, mis on silmas vaja pidada vana aia taastamisel. Kõigepealt eeltöö, mis on väga oluline. Teadvusta aia asukohta ja miljööväärtust. Ära kiirusta, uuri, mis on aial rääkida. Tutvu oma aianäidetega ajaloost. Säilita väärtuslikku, vanad elemendid ja taimeda. Küsi nõu spetsialistilt. Ära unusta aga tutvumast asukoha nõuete ja piirangutega, mis võivad asukohas olla. Aga uut aiaplaani tehes vana aia põhjale, mõtle läbi, milleks ja kui palju sa seda aeda kasutada. Märgi kindlasti oluline ja säilitamist vääriv. Sõnastama uued ootused aiale, mida sa aias teha tahad. Kas sa tahad rohkem seal päikest võtta, tahad sa sõpradega aiapidu korraldada, on lapsed, kellel on vaja mänguruumi, või oled sa hoopis aiafanatt, kes tahab kollektsioneerida ägedaid taimi. Igal juhul aed on sinu see, mis sa temalt ootada. Ja kindlasti tasub uurida ka tänapäevaseid aiatrende, selles mõttes, et tänapäeval on ikkagi suund rohkem keskkonnahoidlikkuse poole, liigirikkuse poole ja arvestada ka teiste kaasnevate liikidega, nagu linnud, putukad. Ja lõpuks tuleb ka hinnata oma energiat aeda panustamisel, et kui palju sa seal jaksad pügada või tahad lihtsalt vaadet nautida või olla. Ja, aitäh, sellega lõpetan. Vana aiade rasside tegemiseks kas paegi või betoonplaate või trusse või mis see põhiline materjal? Ma ei kuulnud küsimuse algust, vabandust. Jah, et vana aiade rasside materjal. Mõnest valdavalt on ikkagi kasutatud kivimaterjale rasside tegemiseks. Looduskivi? Jah, kas looduskivi või paeplaate. Ja kui me räägime 60-ndate aedest, siis kindlasti ka betoonplaate. Sellised puitterassid ennast tulevad ikkagi natukene hiljem. Ma mõtlen, et trussid sellised, kas öelda ilmutatud trussid. No need on ikkagi talu uue juures on olnud. Millega nad ilmutatud? Selle šökapil on. Kui puiste ja selliseid maasse pandi, siis ikkagi ju need otsad
tõrvati ja tehti ilmastiku mädanemist Küsimus, et kas on võimalik või kas oskad hinnata, et kui palju nagu üldse võib veel leida selliseid aedu, niisuguseid vanu aedu, kust võib veel leida mingeid vanu jälgi või märke, sest et mulle tundub, et siin viimastel aastakümnetel ikkagi sellises uue tuhinas ja sellise heaolu kasvu tingimustes on hästi palju lihtsalt, tihtipeale minnakse lihtsalt seda teed, eks ole, et lükatakse kõik kokku, juuritakse välja, võetakse maha ja tehakse nagu plats puhtaks ja siis hakatakse tegema sellist uut muruaeda tänapäeval. Aga et kuidas sulle tundub? Ma arvan, et linnalikus keskkonnas ongi väga raske sellises konditsioonis vana aeda leida, aga neid kindlasti on, sest et on ju ka vanu maju, mis veel ootavad oma uuele elule saamist ja samamoodi on ka aedadega ja kindlasti on ka omaaegsetes suvilapiirkondades selliseid aedu leida, kus veel suvila seisab, nõukogudeaegne suvila näiteks seisab püsti, aga aed on mattunud põsasse ja ootab oma elementide avastamist. Aga ma arvan, et need inimesed, kes on siia kogunenud, on kõik ju sellise hoidva ja vana aeda armastava hoiakuga, et soovitada igal juhul vana aja puhul vaadata, mis seal ja võtta aega see, mis seal nagu väärtuslikku alles võib olla. Ja teine soovitus on kindlasti küsida nõu spetsialistid, kellel on aiakujundajalt, aiaarhitektid, kellel on rohkem kogemusi erinevate aedade ümberkujundamisega, kes oskab ka stiililiselt hinnata, mis seal vanas aias väärtuslikku võib olla. Nii elementide kui ka taimestiku osas. Nii, aitäh!